kogu aeg teistega olema. Ma ütlen, kui miski ei. Ei, mis see on? Liikumise pealt on päris hea. See on nagu vaata televisioonis. Vaata, on õpetatud kaamera filmimisel seda, et kui kunagi tohtis ostukeskus filmida, siis paned ostukorvi sinna alla poole, siis liigud ja siis filmid. See on üks professionaalne. Mina ei ole saanud teha, sest siis juba ei tohtinud poes filmida enam. Aga siis, kui see õpetati. Kuidas sul käib ja on korvi siis, kes see näeb? Nad märkavad see turvakaamerad ja kõik siuksed asjad. Võib-olla hiljem hakkavad õiendama. Jah, vaata kõige rohkem parem on vaata, kui see niimoodi madalalt filmid. Ja see on nagu see üks nipp. Ja mis siis jääb? No tähendab, jääb nagu, ma ei oska öelda, nagu professionaalsem. Kas ta nüüd nii professionaalne on? Ta peab olema niimoodi, et ta ei rappu. Aga siin nüüd asjad, mis siin peal on. Katrin räägib sellest, et need segavad teil siin liikumisest. Ratastele ja isegi saabuga müstri sisse. Siis armsad sõbrad, me jätkame siis sellest, mis me ennest pooleli jäime. Kevad. Märksõna on kevad ja loodus tärkab, loodus ärkab. Eriti kivid. Ja kivid ka muidugi. Vaata, need on need, mis lume ja libeduse pärast vaata pannakse, puistatakse. Siis sulab lumi ära ja siis jääb see siis näha. Ja üks lood, siin on üks õunapuu või mis puu, no seal pool. Täpselt ei teagi, kas vist ikka on, kui ma nüüd ei eksi. Siis seal pungad, ma tahtsin makrovõtet teha. Aga mul ei õnnestunud, sest mul vist läks kahe silma vahelt mingi asi ja mul jäi see kaader tegemata. Aga siin ma pühapäeval nädalavahetusel liikusin, olin 7 ringi tegin vist või 6. Ja siis oli mingi 2,5 tundi ära. Suur vett ka nägi? Seda ma lindistasin. Aga mitte kaugelt, vaid lähedalt. Ja niimoodi ma võin veel korra üle käia. See kõik lumi sulanud seal. See on üks põhilisi. Jaa. See on täitsa hästi. Ja siis nagu rääkisime ka sellest, et meenutasime seda aega, kui talvi ja haarne ja kõik me siin ja see rada oli väiksem. Ja siis Kadri küsis, kui pikk see rada oli, ma ei mäletanud. Ma nüüd tean, et 500, aga siis seda numbrit ma mäletan. Ma mõtlesin, et 300 võis olla, jah. Et see nagu lõikas poole pealt. Maja ei olnud ees ja siis ta lõikas. Et selline asi, et kui mul küsitakse, et millega ma tegelen. Üks asi on filmimine loomulikult. Et see filmimine on selline asi, mis on hobi. Mul on võib-olla isegi mõnikord öeldud, et ma võiks poole kohaga televisioonis operaatori tööd teha. Selleks on natukene õppida koolis. Jah. Sinna mind ei taheta eriti võtta, sest ma olen Kose ja internati kooli haridusega. Ja ülikoolis ei ole käinud. Võib-olla riigi televisiooni ei võeta, aga võib-olla mõni erakanal võtaks siis. Ja sellepärast, et kui sa oskad filmida ja suudad seda kõike teha ka ilma selle teadmisteta, siis nagu jah. Küsimus on lihtsalt sellega, et on päris kallis tehnika. Keelt peaks nagu ka oskama, inglise keelt. Nüüd siin on see puu. Need on ilusad. Ja siis ma siit poolt võtan makrovõtte. Ja siis kus ma võtan siit täpselt siit. Et selline.
hästi hea makrovõte. Ja nüüd on teravust. Seda linnumaja ka kindlasti juba. Päris ei saanud. Kõrku ei saanud. Ükskord, kas me sinuga nägime siin ühte tihast või see, kes pahandas pärast? Ja ta hakkas jõutsuma, kõiendama, et mis teete siin, see on minu kodu siin. Mis te siis tegite nädalavahetusel? Kohe ma mõtlen, me käisime, mina käisin Nõues ja siis käis Lauri. Lauri käis ka või? Ja, aga siis... Ilm oli ilus. Ja siis, mis me siis tegime? Mina panin neile Vilme, kes ei saanud liikuda õues tuulega ja siis ise käisin õues ja siis tegime soovitundi ja soovitundi tegime ka. Kuigi tund, poolteist või mis me tegime. Igaüks soovis ühe laulu. See on meil traditsiooniline, kui me 2 nädalat siin oleme, siis ikka soovitund teeme. Anneli oli ka või ei olnud? Kes see? Anneli oli ka teiega siin või ei olnud? Kes see Anneli? Ei, ta oli nädala sees. Ei, ma mõtlen nädalavahetus. Ei, näinud. Tore. Näed, kohe näha, siin nähtavalt on lumi ära sulanud. Kevad tärkab. 14 kraadi oli 1 paar päeva tagasi. Täna on 4. 10 kraadi vahet. 10 kraadi vahet. Kohe tunda ka. Jah, mina läheb punast. Kevadine värk. Kunstnik teeb töö. See on päris kunstnik. Üks Eesti kuulsamaid isegi juba. Tal käib siin vahepeal televisioon ka kohal. Ma ei tea, ma ta lihtsalt pilon midagi. Kas on keegi sealt punast? See maastik on väga kevadine, see ilus. Ega sellistesse kohtadesse nagu siin ju ei tohigi tulla telekas või keegi. Okay. See on nagu isi. See on nagu lubade värk, küsimuse värk. Kui tema on ju sellest ei piisa, siis teised inimesed, kes siin niimoodi jah. Et see otse-eetris ma sain ka teha niimoodi, et ei pannud teisi inimesi nagu otse-eetrisse. See on täpselt ei taha. See oli selline peal mina vesi. Me oleme teinud erinevatel kordadel, aga mida ma olen tähele pannud, näed, pinki pole. Ma tean küll, et siin on 2 pinki. Tuleb maikuus. Ja siis nad teevad korrastavad neid. Aga võib-olla see aasta pannakse juba aprillist või on see kogu aeg? Sellepärast, et ma millegipärast arvasin, et nad võtavad ära mõneks ajaks ja siis paned tagasi. Ahah. Valvel on aja eel. Ega vajab. Mulle saab ainult muidu aja peal käia, kes saavad selle ilma istumata kõndida. Okei. Ja siis Aarnel läheb keerulisemaks. Võtta kui rada oli lumini käia, Soomekelt ja käia. Seal saab istuda. No see Aarnel vastlaseid minu soomekeel kui isiklik soomekeel mul. Tegime sellise vastlasõidu, et kõik tahtsid pärast proovida. See sinu soomekeel on vist veidi kõrgem ka kui meie. Ja see on nagu selline, seal on kõik asjad küljes, need elkurid ja kõik asjad. Ja siis oli sellega talvi juures käia ja ja siis sai ka poes käia vahepeal sellega ja mina olen selle peal ainult 2 korda siin käinud.
ma ei tea, mis mul selle Benita ümbruse kohta meeldib nii väga, et ma kogu aeg teen uusi kaadreid. See on nagu selline omapärane. Ja ma olen nagu saanud selgeks, et ainult neid asju filmin, mis on lubatud, eks. Ja õnneks on mul ka see töötusprogramm, millega saab siis neid asju välja lõigata, kui juhtub misi. Liblikatist täna ei lennanud, selleks on 15. Jah. Aedades on päris Nii. Mis me räägime? Tahan korra kaamera kinni.